kohale tulla, on siia kohale kenasti jõudnud. Mina olen Kristiina Sandra, töötan Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis kaasamiste projektijuhina. Olen seda teinud siis natukene üle poole aasta nüüd ja Ristiku tänava varasematel aruteludel ei ole saanud kahjuks osaleda, aga tean, et need on toimunud ja teiega on inimesed mitmel korral varem ka kokku saanud. Tänane üritus on meil siis selliselt kujundatud, et me natukene räägime teile sellest, mis seisus me Ristiku tänavaga hetkel oleme ja mida me plaanime. Ja siis sooviksime me teiega ühiselt asuda mõningaid mõtteid ja murekohti ja võimalusi läbi lahendama. Ja enne kui me sellise rohkem sisulisemaks läheme, siis annan tervituseks sõna meie valdkonna abilinnapeale Pärtel Peeter Perele. Pärtel, palun. Tere õhtust kõigile, minu nimi on Pärtel, olen Keskkonna- ja Kommunaalameti abilinnapea ja tahtsin tulla siia ja öelda teile tere. Ja miks me siin oleme, on sellepärast, et kui meie eelmisel aastal siis võimutöölis vahetasime, saime kingitusena kaasa teiste asjade hulgas siis Ristiku tänava ümberehitusprojekti ja hakkasime sellega tutvuma. Saime kohe aru, et tegemist on väga ambitsioonika ja mastaapse ajas kasvanud ja paisunud projektiga ja kalli projektiga. Ja siis me tahtsime veenduda, et see asi on väärt seda kulutust ja väärt neid muutusi, mis siin siis tehtud on. Ja siis saime teada küll inimeste käest otse, kes kirjutasid, kes helistasid sotsiaalmeediast ja ka lehest. Saime teada, et ei olda sellega teps mitte rahul, ei siis sisus ega ka selle poolest, kuidas inimesed siis kaasatud on. Kirjutas ka endine Tallinna linna peaarhitekt Hendrik Mänd selle teemal lehes, kes siin täna kohal on. Ja siis sai minul täis ja vastutava abilinnapeana siis võtsin ette ja leppisime linnavalitsuses kokku, et võtame aja maha ja teeme vigade parandused. Ja siin oleme, et Tallinna linn siis, ma aru sain, enne kohalik inimesi ei kuulanud. Nüüd me proovime siis kuulata. Mina kahjuks teiega siin kuulama jää, see oli mul küll plaanis, sest ma olen üks neid inimesi, keda väga äärekivid ja puud ja teed ja sõidurajad huvitavad. Aga mind kutsuvad teised koosolekud kahjuks, ma ei saa jääda. Teie ees on siis linna Keskkonna- ja Kommunaalamet, uued inimesed, kes on palgatud, uued värske mõtlemisega laia silmaringiga inimesed, uued protsessid ja uued põhimõtted. Nii et me soovime teid kuulda võtta, andke siis teada ja pidage neid vestlusi ja küsige küsimusi. Seejärel võetakse see asi siit kaasa, tehakse parandusi projektis ja tullakse sellega uuesti teie ette, on ta siis sügisel või talvel ja kas järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal siis loodetavasti läheb ehituseks. Aga mille ehituseks, sellest saate siin täna rääkida ja siis talvel või kevadel veel üks kord. Nii et lava on teie ja andke siis teada ja küsige küsimusi. Aitäh! Aitäh, Pärtel! Nii, aga nüüd saame siis päris sellise süvenenumalt teema juurde asuda. Teavitan teid kõiki sellest, et tänane üritus jäädvustatakse nii video teel kui ka siis koostatakse sellest kohtumisest korralik ja põhjalik memo ning kõik täna jagatud arvamused ja mõtted talletatakse ja lähevad siis vastavate ekspertide lauale, et need oleks seal sisendiks olemas, kui liigutakse etapiviisiliselt edasi. Ja nüüd siis täpsem ülevaate tänavate seisust ja sellest, mis plaan on, annab teile Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kavandamise osakonna juhataja Aksel Johannes Part. Palun, Aksel. Tere ka minu poolt. Mul on hea meel, et teil on palju kohale tulnud.
ja näitan mõne sõnaga, kus me täna oleme, mis on meie jaoks olulised kaalutlused. Ja kõige esimese asjana, enne kui ma pihta hakkan, siis nagu mujal kõlas läbi, täna me otseselt ei esitle oma visiooni, vaid me tahame tulla ja kuulata teie nägemust. Milline on tänane tänav, mis on selle head ja vead ja milline see võiks tulevikus välja näha. Ehk siis täna me räägime vähem ja kuulame rohkem. Nii, ühesõnaga tänasest seisust. Ma usun, et nii mõni teist siin saalis on selle kogu ajaloo ja kuluga lähemalt kokku puutunud kui mina, aga nii, et ma mõistan, kui on frustratsiooni selles osas, et kogu asi on kaua kestnud, see on erinevaid sõnumid olnud, aga ühesõnaga räägin sellest, kus me täna oleme. Täna on seal, kus meil on projektlahendus olemas, mille järgi tehniliselt saaks ehitama minna. Nüüd juba sügisel saime aru tagasiside põhjal, et kui see valmis saab, siis see ei ole asi, millega me sisuliselt saame ja tahame ehitama minna. Ja seetõttu oli algne plaan see, et me projekteerime selle lepingu raames lõpuni, seejärel vaatame, mis on olulised paranduskohad koostöös kogukonnaga ja siis projekteerime selle ümber. Nüüd vahepeal on meie protsess selles mõttes natuke muutunud, et kui projekt valmis sai, siis meie jaoks ootamatult oli selle hinnanguline maksumus väga kõrge. Nii et lisaks sellele, et me saime aru, et kogukonna jaoks projekt ei ole päris see, mis ta peaks olema, oligi lihtsalt linna eelarve mõttes, tegelikult on üsna ebatõenäoline, et me suudaks sellises mahus investeeringut lähiaastatel ellu viia. Ja seetõttu on meil siis muutuski plaan natuke, ehk siis me ei tule nüüd selle mõttega, et rääkida, kuidas me tahaks seda olemasolevat projekti parandada, vaid me võtame mõne sammu tagasi. Ehk siis me, nagu ütlesin, tahakski teilt saada uuesti aru saama, mis täna töötab, mis täna ei tööta, mida tahaks muuta ja nii-öelda algusest peale rohkem läbi mõelda, mida me siin saame ja tahame teha. See ei tähenda, et projekt läheb prügikasti, ei, kui võimalik, ikka kasutame seda või usi sellest, et selles mõttes on tööd ju tehtud ja mingid osad sellest kindlasti on ka õnnestunud olnud. Et selles mõttes on teie edasi siit mõnes mõttes ebaselge ja sõltubki sellest, kuidas me koostöös leiame, mis on oluline, mis vähem on. Ma toon järgnevalt välja mõned olulisemad aspektid, mida me linnavalitsuses erinevate ametite koostöös oleme arutanud ja mida me näeme, et selle tänava puhul tuleks arvesse võtta, millest me lähtume, kui me mõtleme, milline see tänav olla võiks. Seal pidi alampeal kirja olema. Kõigepealt siis rattateed. See tänav ei ole linna arengustrateegias määratletud rattateede põhivõrguna. Väike jupp on, kui vaatate siis seal päris üleval, sinine on siis põhivõrk ja ristiku tuleb sealt diagonaalist vasakult paremale keset ekraani ja see ei ole põhivõrk nagu näha. Küll aga me näeme, et see tegelikult on oluline ühendus tänav Põhja-Tallinnas, ühendab siis nii-öelda kaht lahutatud Põhja-Tallinna poolt. Ja samamoodi me näeme, et siin on tegelikult väga palju sihtkohti, kus inimestel tekib liikumisvajadust nendest kohtadest teistesse kohtadesse, ehk siis selles mõttes erinevate liikumisviisidega liikumisvajadus on selles lõigus kindlasti suur. Me mõtestame tänavat ka suuresti asumi sellise peatänavana, ehk siis meil on Tallinnas üldisem kontseptsioon, kus me mõtleme kesklinnast ja asumikeskustest, asumi peatänavatest või erilise kohaväärtusega, erilise olulisusega piirkondadest ja siis nende vahel me näeme, et on oluline tekitada häid liikumiskoridore. Ristiku tänav on üks selliseid asumi peatänava tüüpi tänavaid. Me näeme, et siin ongi, nagu ma ütlesin, palju sihtkohti, haridusasutusi, muid asutusi ja üleüldiselt aktiivset elutegevust palju. Ehk siis see on ka üks kaalutlus, meie jaoks on oluline. Näeme ka natuke minnes siis tänase olukorra analüüsi, et jalgsi liikumise tingimused ja liiklusohutus üldisemalt saaksid kindlasti olla paremad. Olen siia pannud pildi Ristiku Telliskivi ristmikust, mis
mille osas olen leidnud, et see ei ole jalakäija jaoks kuigi heade tingimustega. Ehk siis seal on kindlasti, näeme vaja sekkuda, jalgsi liikumise tingimusi parendada. Ja tegelikult ka ülejäänud töömaal on siis omajagu neid kohti, kus tegelikult jalgsi liikumistingimused, ületusvõimalused saaksid olla märksa paremad. Ja siis ka haljastus, mis ma tean, et on olnud tuline teema varasemalt, ehk siis üldiselt igasuguste tänavate puhul me väga väärtustame olemasolevat haljastust ja me, kus vähegi võimalik, soovime tänavahaljastust juurde rajada. Nüüd siin on detailsem teema, olen teadlik, siis esimese juhti, eks Paldiski maanteest Härjapeani, eks on hulk vanu puid, mille seisukord on hinnatud ja leitud, et need on oma eluea lõpu osas. Ja siin jälle kordan üle, et praegu ei tule konkreetse visiooni või plaaniga, mida täpselt nende puudega tegema peaks. Ma annan teile selle info ja need kaalutlused, mis meil siin on. Et siis me teame, et on 18 puud, mida spetsialistid on hinnanud, et nad eluiga on veel circa 10 aastat, enne kui neid tuleb välja vahetada, siis need muutuvad ohtlikuks ja hakkavad ümber hukkuma. Ja circa 8 puud, kus on nii 2-3 aastat eluiga, kus neid tuleb samamoodi ohutuse kaalutlustel välja vahetada. Et mis ma sellega öelda tahan, on see, et kui me siia ei tuleks tegema tänavalahendust, siis suur osa puudest me ei läheks nende kallale veel 10 aastat tõenäoliselt. Et selles mõttes siin on täiesti nagu kaalutlus olemas, et see ei ole paratamatu asi, mida peab kindlasti lähi paari aasta jooksul tegema. Küll aga on see siiski paratamatus, et mingi hetk need puud tuleb välja vahetada. Eks see küsimus ongi rohkem siis see, et millal ja mis on see õige hetk. Siin on siis toodud pilt või skeem, kus on näidatud enam-vähemalt, milline on tänane puu suurus, milline oleks siis asemele pandava projektlahenduses siis pakutud puu suurus, eks see otsustuskoht on see, et kui välja vahetada, siis nad kestavad kauem, aga nad on mõnda aega väiksemad kindlasti. Selles mõttes suured juba täiskasvanud puud on igal juhul väärtus, kas või lihtsalt varjuvahetusel. Ja kus on näitud järgmist slaidi, vabandan natuke kehva kvaliteedi pärast, aga siin ühesõnaga on siis tehtud varasemalt näide, mis see vahe saaks olla. Et kui on täna vanad puud, mida peab natuke kärpima selleks, et nad ohtlikud oleks inimestele versus kui on nooremad eluõiguslikud puud, et see võib ka väita, et seal on esteetiline paranemine. Samas siin pildil ma tunnistan, et tõenäoliselt me päris nii suuri puid kohe ei suudaks panna. Ehk siis see ei ole nagu päris tööde järgne pilt. Ja oluline infokilt siin sellel nendel tänavate teel on siis ka see, et siin kindlasti on tulemas sademevee trassi paigaldamine ja see on tõepoolest siis paari aasta perspektiivis. On oluline osa terviklikust sademevee trassist, ehk siis mingisuguseid töid see tuleb igal juhul. Ja lihtsalt siis küsimus nüüd ongi meil see, et mida me siis tänavaruumis sellega kaasnevalt teeme. Ja see esimeses järgus sademevee trassi rajamine ongi siis ristikul Paldiski maanteelt Härjapeani ja Härjapea tänava. Ehk siis see on selles mõttes öelda akuutsem lõik, aga tänavaruumi iseloomu osas näeme, et kogu pikkuses tegelikult on olulisi parendamist vajavaid elemente. Ja siit edasi me liiguksime gruppidesse eesmärgiga võtta lõigu kaupa ette see tööala, siis Ristiku tänav ja Härjapea tänav ja koos mõelda. Meil on ette valmistatud oma ristlõiked, metoodika, mille järgi siis saate koos arutada. Grupis on meil Keskkonna Kommunaalameti töötajad, kes saavad teid toetada, teile infot anda, jooksvalt panna kokku ristlõike ja seda hiljem kõigile näidata. Nii et see ongi see põhitöörist, mille kaudu me väga hea meelega kuulekski, mis on teie nägemus nendest lõikudest. Aga võib-olla enne, kui me sinna läheme, võib-olla
vabalt asju, mis mul ei mainimata, mingisugused olulised küsimused, aspektid. Kui sa lubad, ma teeks ühe küsimuste vooru. Just, ma tahtsin ka öelda, et enne kui alustame, kas praegu on mingisuguseid küsimusi, mis kohe on tekkinud, siis nüüd oleks see aeg, võib julgelt tõsta käe ja anname sõna. Ja, palun ära. Ja nägin seda esimest varianti, see oli mingi paar aastat tagasi. Ja tänaseks on liiklusolukord Ristiku tänaval kardinaalselt muutunud. Juba selle paari aastane küsimus. Kõigepealt, kas on tehtud mingi liiklusvoo intensiivsuse uuring, ehk siis palju autosid tunnis liigub võrreldes sellega, millisel uurimisel, kui see üldse oli, see esimene variant projektist põhines. Kohe hiljuti ma ei tea, et oled teinud, meil need andmed iseenesest on selles mõttes olemas, et meil on liiklustihedus andmeid koostöös Transpordiametiga võimalik tänavate kohta välja leida. Ja siis on see küsimus lihtsalt, et võrrelda seda siis varasema ajaga, kust meil võib-olla päris üks-ühele samu neid andmeid ei ole, aga selle võrdluse saab teha ja ma arvan, et see on väga õige mõte. Et selles mõttes, nagu ma ütlen, praegu me oleme natuke nagu tulnud sammu tagasi ja me ei ole kõik ettevalmistavaid töid teinud, sest see ongi protsess, mis kõik seisab ees. Me kõigepealt tahame tulla kuulata teie nägemust. Kas on veel kohe mõni küsimus? Et see Franz Krulli kvartal sisse tuleb, et kuidas see hakkab siin Ristiku tänavale Põmdi sisse tulema. Kui see kvartal valmis saab Franz Krulli ja kui see nüüd autode voog hakkab siis Ristikusse tulema, kuidas see, kas nad tulevad ka Ristikusse, see uus kvartal, mis on elamukvartal? Kus ma tunnen, et mina selles isikus ei ole võib-olla kõige parem inimene, kes seda kommenteerib, meil on saalis ka teisi, ma ei ole kindel, kas keegi teine tunneb, et ta oskaks seda paremini minust kommenteerida. Ma vaatan siin. Mõtlen siin. Ja, tervist, ma olen Jensonist Põhja-Tallinna linnasarhitekt. Ma ei ole kindel, kas ma oskan sellele küsimusele vastata täpselt. Eks siis olen näha, kui suur see hulk hakkab olema, kes päriselt autoga sõitma hakkavad Krullisse. Et praegu ikkagi positiivne on see, et Põhja-Tallinnas on ühistranspordi kasutus ikkagi väga kõrge. See on ikkagi kohati ka tegelikult meile väga hea uudis, aga kindlasti mingisugune liikluskoormus selle Krulli arendusega kaasneb. Noblessneris Voltas samamoodi, et öelda, et see Ristikusse ei jõua, seda kindlasti öelda ei saa. Oma ette küsimus on see, mis järgnevate planeeringutega kaasneb. See on see laiem kontekst, miks võib-olla tundub, et kuidagi on obsessioon ühistranspordi või rattateedega meil. See ongi sellepärast, et me näeme, et liikumisvajadus tekib juurde väga paljudes piirkondades, kus on erinevaid arendusi ja selleks, et see ei ummistaks kõiki tänavaid autodega ära, on oluline pakkuda ka teist viisi liikumisvõimalusi, et meie kõigi elukeskkond püsiks parem. Aga natukene kirjeldame ära siis, mis me nüüd tegema hakkame. Et me saame teid küsimusi veel tegelikult õhtu jooksul läbivalt arutada ka. Ja kui te näete, siin saalis on meil välja pandud siis 5 erinevat teelõiku projektala siis, millest me sooviksime täna kuidagi teiega ühiselt siis mõtted läbi arutada, et soovitaksin kõigil valida kas siis endale sobiva lõigu või kuidagi viisakalt jaotada sinna ümber ennast gruppidesse ära, et me prooviksime esimese hetkega siin umbes 10 minuti jooksul kaardistada ära nende lõikude murekohad, rõõmukohad, mis on hästi halvasti, kuidas te ruumi tajute. Just siis tänase olukorra poolest. Just tänase olukorra poolest ja teeksime kõigepealt ühiselt sellise kaardistuse, siis me võtaksime lühidalt iga grupiga selle kaardistuse kokku ja siis me saaksime juba edasi liikuda ka lõigu kaupa selle tänava kujundamise
poole, et vaadata, kuidas on võimalik üldse tänavat lahendada, vaatame üle, millised eelarved meil selleks on ja ühiselt proovime siis neid lõikude lahendusi leida. Jah, võtame selle ühe küsimuse siia veel ette ära. Tahtsin korraks täpsustada lähtepositsiooni, et oli juttu korraks, et tegemist on kogukondlik peatänavaga põhimõtteliselt ja kindlasti üks eesmärk on jalgrattaliikluse arendamine. Et selles kontekstis äkki paar sõna ikkagi, kuidas linn näeb Ristiku tänavat transiittänavana, natukene oli sellest juttu seoses prülliarendusega, kuidas ta näeb seda ühistranspordi tänavana ja kui eelarve on nii pingeline, nagu ta on, siis kust hakatakse projekti kõigepealt kärpima? Hea küsimused. Et selge on see, et siin ühistranspordiliiklus on ja ka jääb. Et seda meil kuidagi visioonides ei ole, et see siit ära kauks. Ja see oma ette juba seab mingisugused nõuded, ka piirangud mingis mõttes sellele, milline tänavuruum saab olla, ka puhtalt gabariitide poolest. Et selles mõttes bussiliiklusega peab arvestama, aga ütleme läbi liikluse jaoks. Ta ei ole puhtalt, kui me hakkame vaatama ristlõikeid nendes gruppides, siis ruum on nii piiratud, et siia ette näha mingisugust suurt läbiv liikluse koridori ei ole lihtsalt realistlik. Ega selles mõttes ma olen ka täiesti nõus, et mõistlik, kui me räägimegi, et siin on olulised sihtkohad, haridusasutused ja nii-öelda väärtuslik, kõrgema kohaväärtusega ruum. Tahtsin midagi veel öelda, läks meelest. Palun meil Keka inimestel minna kõigil oma selle lõigu juurde ka ja siis saame vaikselt hakata siia kogunema. Meil on siin iga taba keskel, siis näete, on lauad. Laudade juures on meil märkmepaberid, pastakad ja siis saame hakata oma mõtteid siia kirja panema ja igaüks siis oma grupi juures vaatab seda tänavalõigu üle ja teid juhendatakse. Senine liikluskorraldus, eriti viimane suurepärane näide Paldiski maantee Sõle ristul momendid, mis natukene panevad selle hoiatustule ligi. Seest tühjad või palju, päris ausalt olla ja kukkuvad alla. Kus on siin ja minu meelest ka ristul? Ei ole autosid seda. Kõik kergliiklus ühele poole teed oleks ja seda me saame kohe varsti hakata lahendama. Seda saame kohe hakata. Kas te oskate mulle täpsustada, mis võiks on see teisel? Palun teil kõigil need korraks võtta siis käsistet või võtta kohvi või vett ja muudame selle ruumi mõneks minutiks taas tasasemaks, et siis me saaksime enne, kui me liigume järgmise osani, mis hõlmab endast suuresti siis selliste lahenduste läbimängimist, et enne seda siis korraks istume, mõtleme, mis me just arutasime. Arutelu oli elav ja annan sõna järjest kõikidele meie siin arutelu ja grupijuhtidele, et võtta niimoodi lihtsalt ja mõne sõnaga kokku see, mida seal tema lõigu juures siis arutati. Ja kuna me teeme seda ilma mikrofonita, et oleks niisugune hubane ja mõnus seal rääkida, siis palun nüüd kõigil natukene võtta tooni tasasemaks. Suur aitäh teile kõigile. Ja alustame siis, alustaks äkki, ma tahaksin alustada siin teie grupi juures. Teil on siin nii niisugune soliidne nõus ja võib-olla on jah kohane, et sa teeksid otsa lahti, et mõne lihtsalt kergelt vaatame üle, mis me mõtleme. Ja, meie lõik siis on siit kooli juurest sisuliselt kuni Kaera tänavani. Ehk siis orienteerun õigesti sinna poole, eks.
Koldest. Siit, selles mõttes koldest. Ja siin toodi välja erinevaid murekohti, aga ka häid külgi, mis tänasel olukorral on. Üsna oluline punkt oli kõrvaltänavad, ehk siis, et ei ole mure ainult selle Ristiku tänavaga, vaid kõrvaltänavatega, kus kõnniteed on lagunenud, ehk siis isegi kui oleks siin head rattateed, siis kuidas sa nende rattateedeni jõuad. Samuti oli mure ülekäikude pärast, kus autod tihti ei peatu, kus nähtavus on kehv parkivate autode pärast. Elav arutelu oli kooli esise parkimise pärast ja peatumise pärast, kus leiti, et mingis mahus kindlasti oleks vaja siin peatumisparkimisvõimalusi. Samas selline maht, nagu täna on, võib-olla on liiga palju ja siin saaks just teha muid, seda kasutada muudeks elementideks. Toodi näiteks välja, et siin vanasti oli selline platsilaadne asi, kus sai ka istuda, aega veeta ja et selline asi, sellest on puudus. Liiklusmüra toodi murena välja, piirkiiruse ületamist ja vist, ja toodi ka seda välja, et see, et on parkimiskohti tänaval, et neid on siiski vaja ja et see on hea element. Selles osas oli ka nagu erinevaid arvamusi, mõne jaoks oli võib-olla, et seda ruumi saaks just milleks muuks ka kasutada. Kas see ei midagi olulist mainimata? Mingi ületuskoht oli. Ületuskohad, jah, et ületuskohtadega on mure. Võt, aga siis sai vist kõik. Aitäh. Aitäh, Aksel. Siin just muidugi kellaringis ja anname seal Mihhaili palu, kuidas teie mõtted? Ja, tere ka minu poolt. Meie lõik on Koldepuest kui Harjapea tänavani. Kui ma midagi ei maini, siis grupikaaslased tähendavad. Meil suureks mureks oli vibratsiooni küsimus. Kuna tegemist on väga kitsa tänava lõiguga, siis vibratsiooni on tunda igalt poolt, et lausa mitmed elanikud, kes siin lõigus elavad, mainisiti seda, et vibratsioon on siin päris suur väljakutse, kuna tegemist on tõesti väga kitsa lõikega. Mainiti ka seda, et mida teha piirkiirusega, päris huvitav poleemika selle kohta oli. Ettepanekuks oli piirkiiruse vähendamine 30 või lausa 20 kilomeetri tunniks, aga olid ka vastuväited selles osas, kas see on ikkagi vajalik. Samuti olid küsimused projekteerimis- või ühistranspordi kohta ning ka seda mainiti, et ükskõik mis see piirkiirus on, mis on reaalne olukord, ehk siis kuidas inimesed sõidavad, mis on nagu seaduse järgne piirkiirus või mis on see reaalne kiirus, et ikkagi inimesed kipuvad kihutama ja lausa 40 kilomeetri asemel mõnikord 60 kilomeetrit gaas põhja. Samuti räägiti ka sellest kohast, kus on ohutuse küsimus, kuna siin asub lasteaed ja lasteaeda vanemad toovad lapsi autoga, siis kohati tekitabki see üsna ohtlikke olukordi. Ning mürast räägiti samuti. Ma ei tea, kas mina midagi unustasin mainida, mis oli oluline. Palun. Ei tohiks ära unustada ikkagi, et Põhja-Tallinnaga seob nagu kaks sükst tänavat, transiittänavat, eks ole. Et kui nüüd hakata seal veel mingi buss hakkab 20 kilti tunnis sõitma ja nii edasi, et see on ebareaalne tegelikult. Et see oli nagu vastuväide. Siis jah, selle sama piirkiiruse vaidlus on siin üsna tuline ja arutelu on üsna tuline. Ja pakuti ka mõned lahendused, aga kuna lahenduste jaoks meil on teine voor, siis nendest räägime pärast. Jah, aitäh, Mihhail, aitäh teie kõigile kaalatavast. Nii, liigume sinna Raavi, palun. Tere, meie lõik oli siis Kopli tänavast Kaera tänavani ja siis kohe alustuseks on murekohad on see, et jalakäijana see ristmiku ületamine on keeruline. Ma võtsin seda väga
isiklikult, sest selle ristmiku projekteerimise juures oli mina projektmeeskonnas. Aga järgmiseks toodi välja, et autode sõidukiirus on suur, siis toodi ka välja, et Pelgulinna seltsi me ei ole piisavalt kaasanud. Haljastust on vähe, ülekäiku võiks rohkem olla. Ja Kaera ja Ristiku ristmiku juures on palju kommentaare, et pöörderajad on natukene segased ja alati on seal, aeg-ajalt on see siis konflikte. Siis on siin see hullult ilus maja. Filmiarhiiv. Ja siis muidugi toodi ka välja, et parkimiskohtadega peaks alati arvestama ja ka sõiduradade ka niisamuti. Kuna ma võin eksida, aga kas mitte see lõik ei ole ka planeeritud tulevase võimaliku Pelguranna trammi? Jaa, seda kommentaari oli ka palju, aga jah, tramm siit üle läheb viaduktiga. Tänase plaani järgi küll, jah. Aitäh, Taavi! Super! Nii, Kaarel, ole hea! Meie lõik on siis, mida me arutasime, on siis Paldiski maanteest Härjapea tänavani ja tundus, et kommentaarid olid peamiselt ikkagi positiivsed, et inimesed olid enamjaolt rahul selle olemasoleva olukorraga, et kiideti seda haljastuse osakaalu, mis seal on ja neid puid, kuigi toodi välja, et mõni puu on seal kehvas seisukorras. Samuti toodi välja seda miljööala, seda väärtust. Lisaks mainiti, et tänaval on bussipeatused ja üldiselt kesklinnale on see asukoht lähedal, ühendused kesklinnaga on head. Kuigi kõlas ka see kommentaar, et just siin põhja pool on siis bussidel bussitasku ja leiti, et see on problemaatiline, kuna tipptunni ajal buss läheb bussitaskusse, siis kõrval tekib ummik ja siis ta ei pääse pärast enam sinna sõiduteele. Mainiti ka ära, et siin tänaval, täpsemalt siis Telliskivi tänavas siin allpool, tekivad ka tihtipeale liiklusohtlikud olukorrad, et seal 13. maja juures toimuvad ohtlikud möödasõidud. Aga muud mul ei olegi praegu lisada. Aitäh, Kaarel! Meil oli siin niisugune vist hea lihtne lõik, et Härjapea tänavat me siin lahendasime ja peamiselt panime tähele seda, et Härjapea tänava puhul on tegu üpris laia ja ka kõrge tänavaga, mis tähendab, et seda kiirust on seal kerge koguma ja võiks ju olla piirkiirus palju madalam, ehk siis see oli ka meil läbivalt teemaks. Meie vaatasime oma tänavalõikudel veel üle võimalikud probleemsed olemasolevad või siis võimalikud tekkivad parkimiskohad. Samuti toodi tähelepanu paarile ülekäigu kohale, kus üks näiteks on väga pimenurk jalakäijale ja ühes kohas võiks lisanduda ülekäigurada. Ja meie grupist jõudis sellisele ühisele konsensusele, et puud ikkagi, mis ei ole enam elujõulised, siis need tuleks eemaldada, aga asendada. Ja samuti sellest, et kuidas seda ruumi jagada, et kuna meie lõigus tegelikult seda jagatud ruumi võimalust on üpris mugavalt, siis käis arutelu selle üle, et kuidas võiks näiteks paikneda kergliiklusrajad, kas siis ühel pool või kahel pool tänavat. Ja need olid vist peamised meil nüüd, kas tahate täiendada? Ei? Hästi, siis
nüüd teeme veel midagi toredat koos, et meil on siin iga selle tänavalõigu juures siis näete sellised väikesed lauakesed ja igal grupijuhil on võimalus siis näidata teile kõigile, kuidas me saaksime hakata oma tänavalõigu ristlõike vaates siis lahendusi looma. Selleks on meil siin peal siis, vabandust, ma eemaldan selle, nii vaade siis sellele tänava ristlõikele kui ka väikesed siukesed võimalused, mida siia saaks paigutada. See viib selleni, et me vaatame lõikude haaval, kui me ikkagi teame, kuidas inimesed näiteks soovivad. Sest seda teie ütleb, siin kahjuks seda ei saa läbi mängida, sest see eeldab, et on terves ulatuses sama. Aga palkima järgmine päev, ei ole olemas. Miks siis oma tunni vees nad laia? Aga 40 kiire. Nüüd on see koht, kus me need grupitööd vaikselt siin lõpetame. Kinnitan teile, et kõik täna tehtud ülevaated ja mõtted lähevad ilusti kirja. Ja nüüd siin väikese kokkuvõtte tegemiseks ma annan veel sõna meie Akslile. Aitäh. Meil oli siis korra üle lõik siit edasi kuni Kaera tänavani. Ja siin põhiteema oli, kuidas mahutada ära rattateed. Ja leitigi, et see on päris keerukas ülesanne, kui arvestada eelarvega, kui arvestada olemasoleva haljastuse säilitamisega, kui arvestada parkimisvõimalusega, mida leiti ka, et seda on oluline säilitada. Et ühesõnaga kokkuvõte oli see, et päris keeruline on head lahendused leida. Esimeses lõigus jäigi see lahtiseks, et leiti, et oleks vaja mingit võimalust rattaga liikumiseks, aga mis see täpne hea lahendus on, ei jõudnud päris kokkuleppele. Järgmises lõigus oli mõnevõrra lihtsam, sest ruumi sõiduteel oli rohkem ja seal leiti, et kus täna on parkimisriba, et selle võiks teha jätta parkimisribaks, aga seda liigendada kõrghaljastusega. Et siis tekitada siiski mõne parkimiskoha arvelt kõrghaljastust. Ja see mahtus eelarvesse ära, see leiti, et oleks hea mõte. Ja iseenesest ka seal lõigus muidugi oli see, et rattateid nagu võiks olla, aga päris raske oli neid ristlõikesse eelarvesse mahutada. Kas jäi midagi olulist mainimata? Tuli ka ettepanek, et rattaliiklus võiks rohkem minna Heina tänavale raudtee äärde. See oli üks mõte, mida kaaluti. Nii, ma annaks sõna kellelegi teisele. Lähme liigume edasi. Mihhail, kas sa vajad mikrofoni või nüüd me oleme vist saavutanud siukse vaikse olu, on ju? Ma proovin ilma mikrofonita. No meil oli mõtteid väga palju ja kohati nad olid väga erinevad. Esimene mõte, mis kõlas, oli see, teha natukene kõnniteed laiemaks sõidutee arvelt, ehk siis sõiduteid väiksemaks. Kahjuks selles eelarvetabelis meil ei olnud täpselt numbrid, et palju see maksma läheb. Aksel kinnitab, et see päris odav on. Võib-olla kõige populaarsem ettepanek oli teha parkimiskohad vaheldumisi teiste funktsioonidega. Siin oli 2 varianti, kas parkimiskoht, haljastus, parkimiskoht või parkimiskoht, mingi muu funktsioon, jalgrattahoidik, istumispink või midagi muud ja jällegi parkimiskoht. Ja siin nende 2 variandi vahel üks on natukene odavam, teine on natukene kallim. Aga olid ka inimesed, kes olid väga selle eest, et ikkagi ehitada rattatee, nagu algses projektis oli ette nähtud, ning samuti ühe niisuguse innovatiivse ideena käidi ka välja, et hoopis teha tänav ühisõnaliseks ja selle võrra võita seda tänavaruumi, et teised funktsioonid tänavale lisada. Või kuhu teine ühe suunas? Ja, ma nüüd räägin need ettepanekud, mida te ise pakkusite. Sellist ettepanekut küll ei tee.
kui buss läheb ühtepidi, kuidas need inimesed tagasi saavad? Edasi, vaatame, mis meil Kopi-Kaira lõigus räägiti, Taavi palun. Meie Üleliia oluliselt juba projekteeritud lahendust ei muutnud. Ainuke täiendus ja mis oluline, meie püsisime eelarves, vähemalt selles, kuidas meie seda eelarve võimalusi tõlgendasime. Ja meie täiendus projektile, mis me kokku leppisime, oli rattatee ja kõnnitee vahele eraldusriba ette näha. Ja siis seda me välja ei sirgeldanud, minu tähelepanematus. Et kindlasti on oluline, et siin alguse lõigus oleks putuka väljaga ühendus eraldi välja toodud. Ja siis arutasime ka võimalusi liikluse rahustamiseks, piirkiirusest, kas saaks madalamaks. Ja siis jõudsime sinna, et sellele lõigule parkimist ette ei peaks nägema. See on täna ka ei ole. Jah, täna ka ei ole. Seal pole mõju ka, mis on kuulda palju. No. Ja me veel rääkisime sellest, et see parem pööre Kaeras niikuinii praegu tekitab segadust, et tänu sellele siis see rada, mis läheb sealt, et tänu sellele siis saame jalgrattatee või kõnnitee või see haljastus sinna lisada, et jääb sinna ainult 2 sõidurada ühes ja teises suunas. Aitäh, Taavi! Kaarel! Harjapea Paldiski-Mantelõi. Ja, meie tegime 2 lahendust, mõlema lahendusega me püsisime eelarves. Aga meil siin grupi sees mõtteid oli erinevaid, aga siis kirja sai siis selline mõte, et mõlemale poole tänava äärde tuleks siis rattatee. Siis sinna tänava poole, kus hetkel siis haljastust ei ole, sinna kohati siis rajaks kõrghaljastust, mis oleks siis, kohati oleks kõrghaljastus, kohati oleks siis parkimiskohad. Ja mõlemad sõidusuunad siis säiliksid. Teises lahenduses me kaotasime ühe sõidusuuna ära, jääks täna ühesuunaliseks ja selle arvelt siis tekiks ühele tänava äärde siis veel parkimist juurde, aga muidu see lahendus oleks täpselt sama, mis see esimene, mis me pidada. Haljastus ka juurde. Ja haljastus ka juurde. Heina tänavale. Jah. Eks ole arutelu koht. Ja miks pärast? See võib ju korralikust teha. Heinas on sõitud kunagi bussiga. Nii, võtame otsad kokku, rahvatantsijad on kindlasti juba elevil. Meie siin Härjapea tänaval leidsime seda, et meie paigutasime rattatee ühele poole sõidutee äärde, jätsime teisele poole siis sellised parkimistaskud, mis siis vahelduvad haljastusega või mitmefunktsionaalsete võimalustega. See oli see mitmekülgne lõik siin. Otsustasime, et meile sobivad maakaablita mastid siia Pelgulinnale kohaselt ja meil jäi eelarvet üle. Seega olge lahked, kes soovib, siis 1,5 punkti võrra selles suhtes meile hetkel tundus vist, et läks see asi. Ja kõnniteed loomulikult mõlemal pool ja me tõmbasime rattateid kitsamaks ka. Härjapeal muidugi ei olnudki rattateid ette nähtud. Aga meie praegu nägime selle ette. Ja, just. Nii, aga lasen siis Akslil lõppsõnad öelda, et räägi meile nüüd sellest, et mis nüüd tegelikult saab. Me tegime siin seda koosloomet koos, me kogusime murekohti, me vaatasime üle neid tänavalahendusi, muidugi me teame, et tänava pikkuses need ei ole kõik nii ilusa ristlõike moodi, on ju. Mis nüüd edasi saab, mis sa teed selle infoga, mis me sulle täna andsime? Jaa. Kõigepealt hästi suur aitäh teile, sellest meile on reaalne kasu. Me saime väga hästi, ma arvan, selle formaadiga teie tunnetust, mis on oluline, mis on vähem oluline, mida tahaks mahutada, mida ei tahaks mahutada. Ma loodan, et te saite ka natuke paremat aru saama, mis olukord meil on.
kuidas tegelikult ongi keeruline erinevaid soove ristlõikesse mahutada. Ehk siit järgmised sammud ongi see, et me võtame selle kõik kokku, selle sisendi, me kaalume, arutame teiste ametitega ka, arutame linnaosaga, milliseid võimalusi, milliseid soove, milliseid kaalutlusi meil on. See on üks osa sellest, mille alusel me seda lahendust mõtleme ja siis me juba tuleme oma ettepanekuga tagasi, kuidas me siis neid erinevaid funktsioone tahaks erinevates lõikudes kujutada. Ja ühesõnaga meie jaoks selline koosloome formaat oli ka uudne. Ma loodan, et teile meeldis, loodan, et oli kasulik. Igasugune tagasiside on väga oodatud ja me ise vähemalt meil on väga hea meel, et seda sai teha ja nagu ma ütlesin, veel kord aitäh teile. Aitäh. Ja kui te soovite olla projekti järgmiste seisudega ja tegevustega kursis, siis kindlasti jätke sinna registreerimislehel oma e-maili aadress ja meil on selline väga vahva platvorm nagu tallinn.ee/kaasamine, kus siis on kõik hetkel küll Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnas kavandatavad projektid, milles on siis võimalik ühel või teisel moel kaasa rääkida või oma mõtteid jagada. Nii et seal tasub kindlasti silma peal hoida ja Ristiku tänaval on oma projektiveeb ka. See on väga lihtne aadress, on tallinn.ee/Ristiku tänav. Ja tõesti, suur aitäh teile kõigile, et te tulite. Me loodame, et teil oli selline huvitav ja teistmoodi koosloomeline õhtu ja hoiame teid kursis, kui jõuame järgmisesse etappi.